oled tal see esimene auto, mis on sellise kvalifikatsiooni sõitja, siis Pirelli on kohe juba rajal. Emotsioonide pealt. Mirel esiteks kummardas. Päriselt, meil on üks probleem. Ei, vastupidi. Probleem on selles, et nüüd on meie sarjade demosõitudel kehtestatud uus kuldstandard ja see oled sina. Aitäh selle ägeda demo eest. Kas olete tihti sattunud nagu pulli pärast ka niimoodi masinaga rajale? Ei ole, esimest korda tulime ja ongi üliäge, et endale ka uus kogemus ja et niisama fannida võistluste vahepeale. Me mõtlesime just, et nagu mida nagu selle masinaga, kogu selle jõuga, kui palju teil jõud on üldse? 220 on mootorist. Teeme, et mida sellega nagu üldse raja peal teha saab ja tuleb välja, et väga hästi saab teha. Et kas, kõige rohkem muidugi jäi silma see, et see viimane šikaan, kuidas sa selle võtsid, et kas mõtlesid ka enne, et kas annab üldse siin niimoodi ära võtta või kuidas sul peas see demasõit käis? Ega väga palju ette ei oskanudki midagi mõelda, kuna väga rada esimest korda nägin ka täna ja eks see tuli niimoodi loomulikult kuidagi käigu pealt mõelda. Sul tuleb see kindlasti loomulikult ja tundub, et see on vist sul loomulikult tulnud väiksest plikast olemisest peale, et väga lahedalt tegime suga siin intervjuu ka kevade poole naistepäeval ja siis rääkisid, kuidas siis, kui ma õigesti mäletan, siis 6-7 aastased Žiguliga põllu peal. Ja jäärajad olid need, kus ma alguse sain, et viimased rajad sellepärast ei ole ka väga võõrad. Et siis jääradade pealt, aga kas sattusid nagu päris põllu peale ka? Ja päris põld, aga see on märksa lihtsam kui jää peal sõita, et arvata võib ja kas kuna täna siin on kohal ka nii palju sõitjad, kes on oma teekonna alguses, et kas selline veits banaalne küsimus, aga kas väike 6-aastane tüdruk seal põllu peal sõidab sinu sees koos sinuga kaasa endiselt? Ma arvan, et ikka see jääb, ma arvan elu lõpuni niimoodi jääma, et eks see väikse lapse rõõm on kogu aeg põues nagu. Seda on väga hea kuulda ja sa mainisid, sa väga hästi kirjeldasid selles intervjuus, mis sa meile kevadel andsid, et mida sa mootorispordi puhul armastad, aga küsime siis täna spetsiifilisemalt, et kuna me oleme siin selle kauni rallikrossi BEM-i ees, et miks just rallikross või mis sind rallikrossi puhul hakkas tõmbama? Oli see selline naturaalne otsus, kaalusid sa ka hoopis nagu ringraja poole? Ei, see on olnud mul väiksest peale juba, et muidu ma sõitsin sprinte kogu aeg, aga see rallikross oli, kuna mul isa tegeles sellega aastaid, siis just see, et külje vastu ja ratas ratasse, et see on see, mis selle õige paugu annab. No rallikrossis on vist äge asi, et siin Maiko Tammega ka rääkisime siin aasta alguses, et kuidas ta on kontaktisport selles mõttes, et see on lubatud, aga see on siis mingi raamistik on, et kuidas sina ennast stiili poolest hindad, et oled see pigem, kes mängib seal päris selle raamistiku piirimail või pigem nendes olukordades oled nagu rahulikuma joonega sõitja? No kuna mul ikkagi esimene aasta oli, siis eks neid piire sai kombatud küll ja eks ma sain karistada ka mõndade asjade eest, et eks see kogemuste pagastavad täiendamist ja eks see iga aastaga paremaks läheb ja need piirid paika saavad. Kuidas eelmise aasta üldse emotsiooni mõttes kokku võtad, et mis olid kõrgetked, kuidas rahule jäid? No ma arvan, et kogu see pool aasta oli kõrgetk, et kõik need tulemused, mis me saavutasime, olid meile kõigile suur üllatus ja kuna hooaja kokkuvõttest tuli ikkagi teine koht ja väga napp, siis võime kõik väga uhked olla. Ehk siis ma saan aru, et nüüd teine täishooaeg? Jah. Ja mis sellel hooajal sihid plaanid on? Eesti meister. Eesti meister ja ma väga loodan, et siin aasta lõpus juba saab rääkidagi Eesti meistriga. Ja kuidas praegu on, et millal sind järgmine kord siis võistlusolukorras rajal näeb? Järgmisel laupäeval Raassillas 26. on esimene etapp Eesti meistrivõistlused. Nii, et kui me selle video selleks üles saame, kui siin samal ajal kõlarite peale kukkus mingi stend, tehnikasport ikka. Tehnikast rääkides täiesti kummardus ja respekt selle BEM-i eest, et see on ülituus, et võtsid just nagu kere tüübiks sellise vanema mudeli, et kas see oli taotluslik või see kuidagi sattus kätte?
see kere on meile ikkagi kuidagi armsaks saanud, et üritame nii palju kui võimalik sellest välja pigistada ja ei tahaks nagu uuemate peale minna. Kas selle vanema kerega on mingid sellised väljakutsed ka, on seal või mingid eelised isegi? Pigem väljakutsed, mida uuemaks, pigem seda lihtsamaks läheb, aga võitleme. See on väga kummardus igatahes, et selle välja võtsid, et sellega oled ka täna rajale niimoodi ägedalt ja efektselt pannud. Kui sul hetkel, ma saan aru, ma vaatan seda värvilahendust ja see on vist olnud sul läbivalt, et eelmised masinad on vist sul ka sellega, et kas seal on mingi selline lugu ka taga või lihtsalt on nagu cool? Ei, siis kui minu isa sõitis rallikrossi, siis mu armas vend mõtles selle lahenduse meile välja ja nüüd see on jäänud, meil on kõik rekka tegelikult sellistes toonides ja see jääb nüüd. See on meil jah, see on nii-öelda nagu meie moto. kõik sellised lahedad lootuse värvid igatahes. Ja kas samal ajal, kui siin walkie-talkie käib hooga, et kas kardi pealt on see trajektoor suhteliselt selge, aga rallikrossi mõttes ilmselt vist ongi, et jääraja pealt pead alustama, põllu pealt pead alustama ja siis leidma selle momendi, kuidas sellesse mängu sisse minna. Ütleme, mida halvematest tingimustest alustad, seda lihtsam on pärast kogu edasine teekond. Seda on elu näidanud. No ehk raske õppustel kerge lahingus. No siin tulles korraks võidusõidu raja pealt maha, et kas pigem niimoodi, et kogu aeg hing, fookus võidusõidule, mootorispordile või on sul mingeid muid hobisid, tegevusi ka? Ei, rohkem ei mahuta kuidagi. See graafik on isegi tihe juba. Et kuna meil nüüd see aasta tuleb 12 etappi kokku, siis seda liikumist ja ei taha hästi töögi enam siia rutiini ära mahtuda. Mis töö peal muidu oled? Ehitusviimistlus. Cool. Ehk siis kuldsete kätega nii rajal kui ehituses? Täpselt nii. Ja kas siin ma ei oska kunagi sellele segway'd teha, aga alati annab huvitavad vastused, et mis su lemmik bänd või artist on või mis mussi sa kuulad? Anne Veski. Anne Veski, jumal küll, see on ülitõup vastus ja kõik, kes ütlevad, et Anne Veski on kuidagi irooniliselt või huumoriga öeldud. Minult ei tulnud see kuidagi irooniaga praegu. No täpselt, et minge Anne Veski laivile, Anne Veski on hardcore, paneb täiega üks Eesti võimsamaid ägedamaid live-artiste. Ja ma saan aru, et siis väikses peale, et siis enne sõitu ka veits Anne Veski biiti. No ikka, kes Anne Veski sõnu ei tea, ainuke asi, mis maandab. Loomulikult, ehk siis me teame juba, mis me paneme story'sse, kui me sinu postituse välja paneme. Et mis su lemmik Anne Veski laul on? No nagu ma isegi, siis Roosi ja kuninganna. Roosi ja kuninganna, nii. Ja meil on pealkiri ka olemas juba, nii et suurepärane. Viimane küsimus, on sul mingit lemmikfilmi või sarja ka, mis praegu nagu kas käsil on või üleüldse? Ohtlik lend. Yes, super. Ohtlik lend. Elisabeth Reinsalu, mu sugulane, siis Marko Matvere 2007-2008 aastal vist. Ülihea sari, ülialahinnatud. Mul oli kunagi VHS-ide pealt veel vaatasime seda. Oi jumal küll, seda on ülihea teada. Oli vaata Kelgukoerad ja Ohtlik lend oli nagu see underdog. Ja siis... Täpselt, see oli ülikõva. Ülikõva sari ja seda on väga-väga kaunis kuulda. Ja ega muudki, et siin võiks jääda rääkima ja kindlasti on see kutse podcasti ka soolas. Ja kas sul on endal midagi, tahad kellelegi shoutouti teha, tahad lihtsalt midagi noortele öelda, kes võib-olla mõtlevad rallikrossi suunas? Shoutouti teeks teile endale, et ägedat asja teete ja aitäh kutsumast ja kõik noored, õnneks teil on siin palju noori, kes ilmselt saavad tuule tiibadesse, nii et ainuõige asi, mis te teete. Merel, ma ütlen siiralt, see asi, mis sa täna siin kardirajal tegid, on kõige ägedam asi, mis ma olen... Ei, pole üldse hullu, selle kas või kraabin kätega ära, see oli seda väärt, see oli hämmastav, see oli äge, see oli epic, see, kuidas sa selle piiri peale panid, sa oled naturaalne talent, sa oled oma spordile suurepärane saadik. Suur aitäh sulle! Suur aitäh teile ka!